Tere, siin on Brüsseli päevik Yana Toomiga ja seekordne teema on omamoodi vältimatu. Iisraeli sõda Iraaniga ja USA võimalik sekkumine. Hetkel, kui ma seda ütlen või siis salvestan, kaalub Trump ikka veel, kas minna sõtta või mitte. USA võib muuhulgas hävitada Iraani Fordo uraaniumi tehase, mis asub 100 meetrit sügaval kaljude all. Iraan omakorda lubab pommitada USA sõjaväebaase ja kõik see on Euroopale palju lähema, kui arvata võiks. G7 tippkohtumine on just lõppenud. Maailmas suurimad majandused mõistsid Iraani hukka, toetasid Iisraeli. Ukrainast ei räägitud sõnagi. USA oli sellele vastu. See on tegelikult sümptomaatiline, sest kui Trump võtab endale midagi pähe, siis see juba sinna jääb. Nii juhtus ka Iraani tuumarelvadega. USA luurejuht Tulsi Gabbard ütles märtsis vande all, et Iraan ei loo tuumarelva. Trump lihtsalt pühkis selle väide kõrvale ja ütles, tsiteerin, mind ei huvita, mida ta ütleb, mina arvan, et Iraan seda teeb. Ma ei ole vandenõuteoreetik, kuid mõned asjad panevad kulmu kergitama küll. Iisrael ründas Iraani päev pärast seda, kui Trumpi 60-päevane ultimaatum Iraanile lõppes. See oli 13. juunil, aga päev varem, 12. juunil, ütles rahvusvahelise Atomenergiaagentuuri esimest korda 20 aasta jooksul, et Iraan on rikkunud oma tuumakohustusi ja 24 tundi hiljem algas Iisraeli operatsioon, mida valmistati ette aastaid. No sellised imelikud kokkulangevused. Igal juhul tasub meeles pidada, et just Trump oli see, kes rikkus tuumaleppe Iraaniga 7 aastat tagasi. Tuletan meelde, Hiina, Venemaa, Suurbritannia, Prantsusmaa, USA, Saksamaa ühelt poolt ja Iraan teiselt poolt leppisid siis kokku, et Iraan annab MAGATE-le juurdepääsu kõikidele tuumaobjektidele, suurem osa rikastatud uraaniumist eksportitakse välismaale, seesama Fordo maarune tehas muutub tuumafüüsika uurimiskeskuseks ilma uraaniumi rikastamise võimalusteta. Vastutasuks tühistaks lääs järk-järgult kõik Iraani suhtes kehtestatud sanktsioonid. Kui oleks see kokkuleppe jõustunud, võib-olla täna sõda poleks olnud. Kuid Trump lükkas selle kokkuleppe tagasi ja ainult seetõttu, et ta isiklikult vihkab Barack Obamat, kelle ajal see sõlmiti. Siis toetasid Trumpi Iisrael ja Saudi Araabia. Prantsuse ja Saksamaa olid vastu, aga ega see enam midagi ei muutnud. Kuid tegelikult ei saa välistada ka seda, et Iraanil oli kavatsus omada tuumarelva ja tuumapommi, sest Iisraeli hävitamine on osa Iraani juhtide retoorikast juba aastaid. Iraan toetab Hamasi, Hezbollah ja teisi terroristi. Nii et kas see pomm oli või ei olnud, seda me täna ei tea, aga fakt on see, et sõda on alanud ja Ameerika mõtleb, kas sekkuda sellesse või mitte. Ja selle tunne, et pigem ikka sekkub, kuigi ma ei tea. Mis saab edasi? Halvimad stsenaariumid tabavad ka Euroopat. Iraan on suur ja väga vaene riik, kus elab ligi 90 miljonit inimest ja mille pindala on 3 korda suurem kui näiteks Ukraina oma, mis on ka väga suur riik muideks. Seda riiki ei ole võimalik okupeerida ja seda ei ole ka plaanis teha, küll aga on võimalik Iraani majandust hävitada. Ja me oleme näinud tagajärgi sellisele tegevusele Iraagis ja Liibüas. Kodusõda, põgenike väljaränne, terrorismi järsk kasv ja palju muud. Iraanil on ka trumpvarukas. Ta võib sulgeda Hormuzi väina, mille kaudu veetakse 1/3 kogu vedeldatud gaasi ja veerandi kogu naftat maailmas. Sellisel juhul maailma majandus saab tugevalt kannatada. Keegi vist ei pääse, mõnel läheb paremini kui teisel ja üks nendest on paradoksaalsel kombel Venemaa, kellel on oma nafta ja oma gaas. Tegelikult arvas lääs, et sel suvel on Venemaa majandusliku surve all ja teda saab sundida läbi rääkimistele. Esiteks kavatsesid Araabia riigid nafta hinda üldse langetada. Teiseks tahtis Euroopa Liit pidada USA-ga läbirääkimisi, et alandada Venemaa nafta hinnalage. Mis nüüd toimub nafta hindadega on täiesti arusaamatu. Lisaks veel Trump keeldus Venemaa nafta hinnalage alandamast. Ja käimas olev Iisraeli ja Iraani sõda kuidagi surub meedia väljast uudised Ukrainast. Peagi rikub Iisrael rahvusvahelise õiguse ekspertide sõnul just seda rahvusvahelist õigust. Rünnak Iraani vastu õõnestab aluse, millel seisab Euroopa Liit mõistes Venemaa hukka. Ja Euroopa Liit toetab üksmeelset rünnakut Iraani vastu, kuid vaid 6 aasta tagasi mõistis sama üksmeelset hukka Iisraeli rünnaku Gaza sektoris.
aga ka Gazast mitte keegi täna enam ei räägi. Kui pöördume tagasi Venemaa juurde, siis kuulujutud selle majanduse peatsest lõpust on jällegi veidi ennatlikud. Saksamaa majandusinstituudi andmete kohaselt kasvas Venemaa eksport 20 peamisesse kaubanduspartnerisse Ukraina sõja ajal 18% võrra. Seega võib Venemaa pidada veel mõnda aega sõda ja võib-olla mitte ainult Ukrainaga. Äsja nägime uudist. Venemaa tugevdab oma sõjalist infrastruktuuri Soome piiril. Eesti on teatavasti panustanud NATO üksusele. Kes oleks võinud ette kujutada, et eelseisval NATO tippkohtumisel on üheks peamiseks teemaks, mida teha, kui USA NATOst lahkub. Suurendada kulutusi relva tootmisele, jah, muidugi elanikkonna arvelt, aga see on ikkagi aastate pikkune lugu. Ei saa ühtegi tehast üleöö laiendada ega ehitada. Muide, ka NATO tippkohtumise lõppkommunikees ei ole kavas Ukrainat mainida. Plaanis on nimetada küll Venemaad pikaajaliseks ohuks ja kohustada alliansi riike suurendama kaitsekulutusi 5%-ni aastaks 2032. Kui mingi jama peaks suhtuma enne seda, siis Euroopa Liit hakkab vastu, kuidas suudab. Jääge terveks, kohtume nädala pärast ja ilusaid jaaneid teile!